Kallid Keit ja Tiit, teile lähedased ja kõige kallimad inimesed on täna tulnud siia, et olla tunnistajateks teie abielu sõlmimisele. Me kõik tahame olla õnnelikud ja armastatud. Kuidas leida enda eluteele õige kaaslane? See õige inimene, kellega koos elada oma elu. See ei ole lihtne otsus. Tervet elu mõjutavate otsuste tegemine ei ole ega saagi olla lihtne. Inimesed on erinevad. Õnneks me oleme kõik erinevad. Nii mõnigi tundub meeldiv, mõni isegi väga meeldiv, teisi alati ei mõista. Ja nii sa vaatadki ringi ja püüad leida seda õiget. Kuni ühel hetkel tajud, et vaatad peeglisse. Näed ühte teist inimest vaadates kui iseennast. Kedagi, keda ajavad naerma samad naljad. Kedagi, kes tunneb sarnases olukorras samasuguseid emotsioone. Kohtud inimest, kellega koos tunned ennast tugevama, enesekindlama, õigema ja igas mõttes iseenda parema versioonina. Ja sel hetkel sa lihtsalt tead, tema on see õige. Keidi ja Tiidu ilus armastuse lugu sai alguse mõned aastad tagasi. Kunstimuuseumis nad esimest korda vaatasid teineteisele silma. Sellest kohtumisest alanud suhtlemine, teineteise tundma õppimine, teineteises parima välja toomine, teineteise tasakaalustamine ja koos elatud elu on tänaseks päevaks toonud ära tundmisele, et olete teineteise elus kõige olulisemad inimesed. Olete teineteise jaoks need, kellel esimesena anda õhinal teada õnnelikust uudisest, aga ka see esimene inimene, kelle poole elu raskematel hetkedel pöörduda, saamaks mõistmist, tuge ja lohutust. Tänaseks olete jõudnud veendumusele, et soovite oma elu elada teineteisega koos. Keit ja Tiit, palun teil nüüd teineteisel ette lugeda oma abielu tõotused. Kallis Tiit, 5 aastat tagasi, kui me oma ühist teed alustasime, siis küsis minu tolleaegne ülemus minu käest, mis on sinu parim omadus. Sellele vastasime koheselt, et sul on hea süda. Sa hoolid oma lähedastest, oled neile alati toeks ja oled alati valmis aitama. Sinu süda on soe ja mul on au olla osa sellest soojusest ja ma luban hoida sind samamoodi nagu hoiad mind ja kõiki oma lähedasi. Mõni öö, kui mul ei ole und tulnud, siis olen vaadanud sind ja meie ühiselt loodud kodu ja minus on olnud sügav tänutunne. Ja seda ei saa sõnadesse panna. Ma imetlen sinu puhul seda, et sa ei võta elu liiga tõsiselt. Sul on uskumatult hea süda ja sul on uskumatult tugev õiglustunne ja see kannab sind ja meid igapäevaselt. Kui ma mõtlen meie kooselu peale ja meie armastuse peale, siis meenub mul hiljaaegu koos vaadatud film, mis rääkis armastuse testist, mis siis määrab ära, kas tegu on su hingesugulasega või mitte. Sinna kuulub 4 küsimust. Kas ta on heatahtlik lahke? Kas sa saad talle kõik rääkida, mis on su südamel? Kas ta aitab sul saada parimaks versiooniks sinust endast? Ja kas sa kujutad ette teda oma laste isana? Sel hetkel me vaatasime üksteisele otsa, me noogutasime ja me naeratasime ja see äratundmine oli lihtsalt nii ilus ja südant soojendav.
Kallis Tiit, ma ei tea, mis tulevik toob, aga ma tean, et ma tahan seda sinuga jagada. Nii head kui halba. Ja ma tean, et koos saame ületatud kõik raskused ja tähistatud kõik ilusad hetked. Sina oledki minu kodu ja mina sinu. Kallis Keit, sinu elu ei lähe märkamatult mööda, sest mina olen sinu kõrval. Sinu elu tunnistajaks, sinu kaaselaja nii heas kui ka halvas. Nendel headel hetkedel, kui tantsid mööda tuba ringi, kui ka halbadel hetkedel, kui oled haiguses murtud diivanil kägaras. Nendel headel hetkedel, kui vuhisid rattaga mööda linnatänavaid ringi, soe tuul juustes lehvimas, kui ka ülejäänud aasta jooksul, kui põhjatuul näpistab su põski ja jätab jälje su sõrmedele ja huultele. Neid hetki on olnud palju, arvestades palju elusündmusi ja seiklusi me oleme koos kogenud ja mälestusi juba loonud. Ma olen väga õnnelik, et me saame ka edaspidi luua uusi mälestusi ning koos kasvada. Ning ma olen väga õnnelik, et ma saan olla ka edaspidi sinu elu tunnistajaks. Aitäh, Keit, et sa mu ellu tulid ja oled otsustanud siia jääda. Keit ja Tiit, teie unistusest on saanud soov, soovist äratundmisest kindel veendumus ja veendumusest on tehtud otsus. 12. juunil sel aastal esitasite minule abiellumiseks avalduse. Soovisite täna 25. juulil sõlmida enda abielu. Teie ühise kirjaliku abiellumise avalduse alusel olen koostanud abielukande kohta käiva dokumendi. Nüüd tuleb kõige tähtsam küsimus. Tiit Gregor Mets. Kas sinu soov on valida Keit Uudeküll oma abikaasaks, kellega jagada oma elu, keda austada, armastada ja hoida, kellel olla lojaalne ja truu nii headel kui rasketel aegadel? Jah. Keit Uudeküll. Kas sinu soov on valida Tiit Gregor Mets enda abikaasaks, kellega jagad oma elu, keda austada, armastada ja hoida, kellel olla lojaalne ja truu nii headel kui rasketel aegadel? Jah. Nüüd palun kinnitage oma allkirjadega, et andsite 25. juulil 2025. aastal kell 13.20 jaatava vastuse minu kui perekonnaseisuametniku küsimusele enda abielu sõlmimise soovi kohta. Tuleb alla kirjutada ka. Nii, ja mehe allkiri on siin. Nüüd Keit ja Tiit, palun nende abielusõrmustega kinnitage teineteisel oma armastust ja pühendumust. Kallid Keit Uudeküll Mets ja Tiit Gregor Mets, pärast teilt mõlemalt jaatava vastuse saamist minu küsimusele, kas teie soov on teineteisega abielluda, on mul rõõm ja erakordne au kuulutada teid Eesti Vabariigi nimel abikaasadeks. Palju õnne, soovin teile pikka ja õnnelikku abielu. Tiit, nüüd võid suudelda oma abikaasat. Dream